Noh mehed, mis juhtus? Saateauto vajab remonti. Eelsõita, kui millal tuli hakkas põlema. Meil on diagnostikaseadmed kaasas. Teeme selle Fordi bussi korda kohe siin tee ääres. Et tegelikult rääkides Fordi bussist, siis sellest tuleb varsti täiesti eraldi episood. Sellel bussil on nii-öelda täitunud üks tähtis number ja tal on sünnipäev. Siis ma ütlen selle numbri ka huvitav. Ma tõstan pinget, ütlen ära ja siis video peate ise mõtlema, mis teemal tuleb. Aga tal on 500 000 kilomeetrit täitunud. Nii et sellest tuleb video. Vaatame seda bussi lähemalt. Aga näed, jonnima hakkab siin. Ei taha enam rasket tööd teha. Loeme veokoodid ära ja kustutame ära ja vaatame. Paneme Forsti aja, kui tagasi tuleme. No, striidi bosse. Lasid niimoodi elektrijalkad alla või? Päris striidipõll. Päris striidipõll või? Kõik asjad on kaasas või? Kus lähed? Vaatame, mis Rakvere kandist toimub. Kuule, mul jäi algus enne tegemata, ütlen ka, et tere, Karel ja Martin, Karl trihtivad seekord. Martin näitab eeskuju siis tõelise triidimehena, tuleb lihtsalt, sõidab oma autoga kohale, kõik asjad on pagasnikus. Triidimehe elu on lihtne või ei ole? Ma ei tea veel. Vaatame, kui mingi ratas või sild ära või mingi õõts ära kaob, siis ma ei tea. Siis pead Nissaniga tagasi sõitma ja paneme selle käru peale. Jah, lähtub metsa lükata ära. Uueks soojaks uus. Aga räägi need seiklused ka, kuidas auto põlvast siia sai. Ma viimasel sekundil nagu ikka sõitsin rongiga Tartusse, isade auto Tartusse, sõitsin Tallinnasse. Rongiga läksid Tartusse, et Tartusse sõita autoga Tallinnasse ja... Ja tead, mis pull oli veel? Mul oli võetud korraks välja lastud vedelik, et vesi ja see läks kohe keema mul tee ääres. Oi, Tartus või? No Tartus sain välja ära esimesse tanklasse. Ja läksid? Aga mootor ei saanud igama, panid vee sisse? Vesi oli sees, aga õhk oli vahel. Õhk oli vahel? Algusest oli ilusti soojas, kadus soe ära ja siis lükkas tempi juba kõrgemale. Ja siis mingi pool tundi jäbisin seal, viskas vett välja kallas. Mis kell koju jõudsid? Ai, ma jõudsin ka varas. Jõudsid töösse või? Ma jõudsin timmida veel. Ma jõudsin toolklaasi siin peal. Jälle rõbed. Panid tagasi peale? Paha. Okei. No aga Martin ostab kütust ja edasi siis raporteerime Kehalast juba. Tere! Ma ei tea, kas Karel rääkis minust ka midagi, ei rääkinud üldse? Jaa, mis ta rääkis? Annad talle 2 piletit. Kogu lugu, jah? Jah. Olgu, aitäh! Keegi ei näe, kui ma nüüd räägin mingid imelik asju neid. Martin tuleb ka. Kus on mask on? Kuule, anna mulle üks mask. Ma annan selle vastu. 2 ilus. Lõika endale siit vampiire ja siit see logo välja, ma kõrval ka. Et sa neid puruks ei sõidaks. Martin nägi vaeva ja tellis välismaalt jälle neid hästi kõige paremaid odavaid ukselinke. Ühele poole 2 tükki, sellepärast ühelt poolt läheb petku. No vaatame. USA'st tulnud. Äkki on koroonaviirus küljest, võtta tagasi. Küll me sulle ka maski sebime. Kellegil on kuskil neid veel. No nii, paneme oma telklaagri püsti, siis meil on 4 autot siin kokku, et proovime siia ühe juti peale ära mahtuda ja siis kell 1 hakkab juba koosolek tunni aja pärast põhimõtteliselt ja siis saab juba sõita, trennid hakkavad striiditrennid, semi-pro trennid ja siis pro trennid ja vist üldse homme. Nii, lähme registreerima, seekord on karm kord, näed, siin vaadatakse üle, kas mask on, kui ei ole, antakse maski, meeskonna liikmed tegutsevad, see on järjekord, kuulsad võidusõitjad, driftijad on seal järjestuses, kes maskidega ära ei tunne, seal on Holger Lunter ja siis see 2-kordne mingi semi-pro, mingi Eesti võitja, keegi Marko Tasane või kes see, Marko Brems. Raske on nalja teha maskiga, näoilmeid ei näe, vaata. Tulid sõitma või? Tulid vaatama või? Vales järjekorras, et pealtvaatajad on seal, kuskil seal. Ma tulin proovima võitma. Et ma saan siis Marko Bremsi vastu ka sõita Audiga, et ma saan tal need orantsil autol küljed maha sõita kõik. Ma nalja tegema ei tulnud. Jõuad järgi üldse või? Vaatad sa jalgu ei? Vaatad kvalifikatsioonist üldse edasi? Hakkab pihta jälle. Kes seda ütles? Siin on tagasi pööre ju. Mulle need meeldivad, ma olen harjutanud Nissaniga.
et siis on olemas sekretariaat, kus antakse võistlejale siis kõik nende andmed, seal on ju töötaja, kes vaatab, et oleks osalustasud makstud, antakse need litsentsinumbrid, asjad kontrollitakse, antakse bännerid, kohustuslikud sponsorkirjad ja nii edasi. Ja täna me teeme nagu teistsugust osa natuke jälle, vaatame drifti seda köögi poolt, kuidas korraldatakse asju ja palju selle jaoks inimesi on vaja ja mis inimesed teevad ja mis nende ülesanded on. Niimoodi, et ma käin siis sõitude vahel siin igal pool küsimas, et mis nad teevad ja kes nad on ja nii edasi. Vaatame siis, kes kõik kaamera silma ette jäävad. 18. Panid kirja mõlemad, jah? Siia panid ka? Jaa, võin ankeedi ära võtta. Võtan nüüd ankeedi. Streetitrennid said läbi, minu jaoks oli üliedukas, pooliku paariga sõitsime päris palju, rada on äge, kiire, tuli välja. Kuidas Karlil läks? Okei oli. Okei oli. Minu jaoks on rada natukene liiga kiire nagu alustaja sõitja jaoks, aga saab hakkama lõpuks. Martin on ka kuskilgi, ta on kadunud, ma ei tea, mina peale vaadates, tal on ikkagi raskusi. Tal on vaja harjutada seda, et ta kardab ka neid kraave ja asju siin, et kiirus kardab natuke, et ta peaks kiirusega ära harjuma. Ja ma ütlen, et kohe ma sõin nüüd kõhu täis, ma peaks kohe Audiga ka sõitma minema, aga enne seda ma mõtlesin, et sõidame veel kolmanda autoga ka või? Kuhva puldi pealt autod, mina vaata, ma olen neid enne kogu aeg näidanud ka, ma vist kunagi olen mänginud ka nendega. Need, kes kõik kehale tulevad, saavad kõik proovida siis, kui lihtne puldi pealt autoga sõita. Ma võin kohe ette ära öelda, et päris driftiga on nagu midagi sarnast, ei ole ainult see vaatapilti. Autotunnetust ei saa tunneta. Autotunnetust, nii-öelda persetunnetust ei ole, jah. Aga kui sellega sõitma õpid, kas saaks päris maailmas ka nagu hakkama midagi? No ma arvan, et natuke aitab kaasa, vähemalt sa saad aru, kuidas auto päriselt käituda võiks vaadata. Võib-olla tõesti. Et äkki võib-olla on nagu lihtsam päris autoga sõita siis. Tallinnas on olemas siserada meil 24/7. Nii hästi ei lähe. Kolmapäeviti ja pühapäeviti on Tallinnas rada avatud, Väike-Männiku 5 on aadress. Ja seal saab nendega ka sõita. No ma näitan ette, kuidas sõitma peab, siis teie minge proovige ja sõitke järgi. Karl tuleb ka, et teeme tandemit või? Teeme proovime tandemit ja vaatame, mis välja tuleb siis. Vali auto või? Nissanit ei ole? Nissanit ei ole muidugi. Kas järgmises saates saab Nissani kere ka? Järgmises saates või? Aastaks. Aastaks saab. Aastaks. Järgmine aasta tuleb Nissani kere ka, siis saate Nissaniga päriselt ise sõitma minna. Seekord ma ütlen, milline see kõige parem auto on. Ma sõidan selle kubas autodega. JDM-iga. JDM-iga ikkagi ja seal on kõige rohkem lokki. Teeme trenni enne.
Saad sõitnud? Üle. Aia on. Kõik avarii, mäng läbi. Nii. Ja start ükspäeva läks siin. Väikse suur raske. Aga... No ma arvan, neid sõiduoskusi on raske üle trumbata. Ikka pole keeruline, vaata. Kui professionaal sõidab, vaata kui lihtne see tundub. Aga tegelikult ise sõita on jumala keeruline. Väga äge on harjutada. Ma arvan, kui mingi pool tundi järjest mingi küpsetada, siis saab lõpuks selgeks küll. Palju akud kestavad, et kaua järjest lasta saaks? Kuskil 2 tundi. 2 tundi või? Jah. Sul on volta veel rohkem kui mul. Ma räägin, mul on turbo, mul on V8. Turbo V8. Aitäh, suured tänud. Aga palun. Ja teised saate minna siis Tallinnas. Kontaktid on all descriptionis, saate ka proovima minna. Kui äge sõita on. Järgmine aasta tuleb Nissan ka siis. No me oleme saanud Reiliani kätte, kes on ka, tahab olla sama kõva mees kui mina ja sõita 2 klassis korraga ja no, Tiitus andis auto sulle või? Muidugi. Et sa muidu sõidad semiprod. Mis seal Tiitus autoga on? Kas on autoviga või meheviga? No ei, mees saaks sõita küll, seal tuleb ikka natukene midagi näppida. Meil nüüd tuleb üks ajuseadistaja sinna juurde, me vaatame, äkki me saame seda piirajat natukene kõrgemalt. Et seal on ikkagi mingi häda, et ta ei käi lõpuni ilusti. Kuna ta on automaatkastiga olnud ennem, siis sellepärast ongi swap on tehtud, siis seal on üks kiiruse sensor vedamata ja lihtsalt esimese sabaklipi peal on juba teine käik piirajas 5500 peal. No vot. Sellepärast on viimast Tiituse videot vaadates ka, tal see korradi taokas ei käinud üldse kuidagi lõpuni. Mõtlesin, mis asja? Ei ole Tiituse viga, auto viga. No vot, no okei, loodame, et saab korda ja lähme vaatame nüüd sinna raja äärde. See kõige suurem konkurent teeb mingisugust pulli siin trennis nüüd viimastel ringidel. Ta põhimõtteliselt sõitis tagumikuga vastu piiret ja lõi nina ees ka sisse. Ja nüüd tuli puksiir ja auto on seal, lähme vaatame, kas me näeme seda. Noh, auto on katki, keset teed. See on see, kui nina perse läheb eest sisse, siis tõmbab ninaga järgi. Panin sinna piirde alla. Ragnarit ennast ei ole. Ma tean küll, kus ta on. Boksis keerab juba juppe autode küljest ära. Lammaris juba. Lammaris on ta juba või? Otsib juppe. No, kas teate ka, mis juhtus või? Teame. Et lihtsalt tavaline sõidu väike viga, et läks liiga laialt, jah? Ja läks sinna alla, jah? Et Ragnar tahab seda viimast võistlust siin pingeliseks teha ikka. Ta ei taha lihtsalt nagu võita, vaid ta tahab autot remontida ja siis nagu sõita veel võidu. Absoluutselt. Et Ragnar on siis punktisummaga muust 24 punkti maas. Tänane päev otsustab, kes on karikasarja siis nii-öelda võitja, kas mina või Ragnar. Gert peaks hoidma siis põhimõtteliselt kaitsma 3. positsiooni. Aga nüüd on 3. koha Suurikul on sidur katki, nii et... Suurikul sidur või? Suurikul sidur katki. Kurat, ei, no mingi aidake Suurikul ka sidur korda teha, siis nalja teete või? Ragnar saab ka auto korda, ma ei taha siis siukest ehitust, et mees langeb nüüd niimoodi välja lihtsalt väikse eksimusõttu. Õnneks on 36, neid juppe on siin palju, need leitakse ja see auto sõidab kvalifikatsioonis, ma olen kindel. Et ma tahaks siis ikkagi lõpetuseks sõita Ragnariga finaale ja sellega otsustada, kumb on esimene ja teine ja panna siukse ilusa punkti hooajale. No vaatame. Ja siis ma Suurikuga ma lähen nüüd rääkima, et sa ka ikkagi endale vastase saaks. No mine proovi. Et semipro autod juba praegu panevad ennast valmis. Ma olen ka nüüd semipro, panen ka ennast valmis ja ma saan oma valade kolleegidega koos sõita ja vaadata, kas nüüd tuleb midagi välja. Et ma ei ole Audiga nüüd peale viimast korda, kui see driftivõistlused on sõitnud. Ehk siis ma arvan, sellest on vist aasta möödas põhimõtteliselt. Ja ma ei käinud ka trenni tegemas. Nii et ma loodan, et kõigil on kaamerad valmis ja siit võib tulla midagi ägedat või midagi katastroofset. Vaatame. Semiproos on meil Hansu ka vaja. Ei ole niisama lihtne. Kaela tuli peab olema. Ja täis kombe ja asjad. Tulekindel pesu, sokid, tulekindel see kombe, baklaava, kindad, racing sussid ja siis Hans ja Kiiver. Peab olema sõitja varustus, minimaalne.
Mia autosse ikka väga imelik ronida. Nii palju vöösid on vaja kinni panna. Oh Jeesuse Jumal, miks ma seda teen? Näe ka. Paneme käima ka. Selle autoga on sõita ikka, esiteks on harjumatu ja see, kui see jõud lahti tuleb ikka maal, kui ta tühjaks kerib, no see on videost näha ka, kui rida järgi tuleb, see on ikka meeletu, kus see põletab raisk. Aga tal ongi tagasi pööretest üles saada, ei tule, noh, klatškitega, mul on gaas põhjas ja taod ei tule, noh. Ja mul ongi siuke tunne, põhjagaasiga ei olegi hea, ma pean natuke üles laskma. See segusiiber või midagi läheb rolliks, et ma pean ikkagi mingi kolmveerand gaasiga seda sidurit taguma, mul on siuke tunne. Või ma ei tea, et see tagasipöörded on ikka selle auto ahiiluse kandanud algusest peale ja need tänavad löövad siin välja jälle. Aga muidu on nagu äge sõita, et räiskus ikka suitseb, mis kerib. Mindud on 3-4 ringi ongi rehvid otsas, lähevad uued alla ja vaatame, neid natuke põletame, siis me peame ikka Arti käest juurde kõrvalt hakkama laenama, sellepärast, et noh, rehvi kulu on ikka maias semiprool. Kui arvestades sellega, et poolika paariga Nisseliga sai täna päev otsa trenni tehtud, noh, kõik trennisõidud tehtud, selle autoga ei saa. Aga põnev, ma arvan, et ideaalis kvalifikatsioonis ju võiks mingid punktid ära sõita. Kas siit ilusalt tandemid Audiga tuleb? Ma natuke kahtlen, aga anname endast parima. Tähtis on kvalifikatsioonipunktid kätte saada.
autoga on raske sõita, nii nagu ta oli teada. Millest see raskus tuleb, on ikkagi selles roolimehhanismis, ma arvan, selles mõttes, et ma olen hädas selle keeramisega. Ma ei saa nagu autot paika sättida kurvidesse nii, nagu ma tahaks. Kas on liiga palju nurka või siis on nagu vähe või siis on nagu liiga kiiresti kiirendamine väikse nurgaga, et ei saa nagu sättida, et see ei taha sõna kuulata. Ja see ka kui vabalt hingava Nissaniga sa saad gaasiga mängida. Sul on poole gaasi pealt kuni sinna lõpuni sa saad mängida. Täpselt korrigeerid. Siis sellega mingit mängimist ei ole. Põhimõtteliselt kas on põhjas või ei ole. Ja siis tuleb ainult siduriga kuradi meelitada, lahutada, libistada ja mängida. Et see võtab meeletu siukse mõtlema pead, mitte ei saa autoga sõita, selles mõttes on nagu keeruline. Aga ma arvan, et saab ära sõidetud ja no see tomu ikka, mis see tuleb, see on ikka jõhker. Ilm soosib ka täna seda, et on äge vähemalt. Et päris roostes ei olegi Audiga sõitmisega. Ma loodan, et nüüd Nissaniga sõitmisega nagu midagi sassi ei hakka minema. Panen gaasi või ei liigu, no. Loodame, et saame kvalifikatsioonid ilusti ära sõita ja enne ongi streeti kvali ja siis tuleb alles semipro. Kui ma punktid selle autoga juba seal kvalifikatsioonis kätte saan, siis me võime öelda, et ma olen rahul sellega. Saab tandemitesse edasi. No sellega ei ole võimalik sõita ja jättis asja katki, et mitte autot õhtuni. Riskida ja järgmisel kvallisõidul siis tuleb ikka väga kindla peale minna punktid siin Nissani kätte saada. No jaa, aga nii hea auto, kui on Karel Piirojal, siis siin peavad tulema. Kui tavaliselt mul käed ei värise, siis täna värisevad. Ja mis meil siin veel vahepeal teha saab? Järgmine kord, kui siukse asja teed, siis saad kindlalt tappa. No selles mõttes asi ei ole üldse naljakas. Purja juur on seal. 4 ringi, 5 ringi Audiga ja sa harjud selle lokiga ära ja läksid viskama kohe. Ja kohe. No tulevad väga kehvad punktid. Teen siin teile pinget ja endale ka. Pulssi oleks see kell käe peal olnud, see ei oleks seda välja mõõtnud. Sellepärast, et ma olin ikka väga pahane peale esimest ringi oma nulli üle ja siis praed ja ootad järjekorras. No mis ma nüüd teistmoodi tegema pean? Siis läheb Karl võtab nulli, siis võtab Martin veel nulli, siis mõtled, ei, koju ära, kõik. No aga loodame punktid, et kandikul ei saa seda võitu Viinapuule kinkida. Proovime ta elu nüüd raskeks teha. Ilmselt tulevad kehvad punktid ja ma pean üles ronima hakkama, et see võib-olla ongi parem. Aga eks ma pean selle pahametiga ka veel sõitma minema, no vahet ei ole. Äkki ööga unustan ära selle. Siia rooli peale lihtsalt peab kirjutama no lock, vaata, et sellel autol ei ole lurka. Et väga väike asi, aga mõjub väga suurelt. Kohe see lihasmälu salvestab selle nurga. Et tegelikult ei tohiks siukseid lollusi teha sinna hooaja lõpus. Kurb. Samas sul ei ole üldse tähtis võistlus ju see. Ei ole, jah. See on karikasari ja street. Teine koht on hea koht, ei ole või? Nagu ma ütlesin, nagu ma ennem rõhutasin, me tulime see aasta lihtsalt streeti niisama kaasa sõitma. Me ei tulnud siia esikoha peale sõitma, aga kukkus välja teistmoodi. Aga nüüd lõpp läheb jälle siin raskeks ja keeruliseks kuidagi. Vaata siis, kui sa tead, et sa oled esimene ja sul on need punktid, siis sa hakkad üle mõtlema, hakkab igast asju juhtuma. Muidu on see chill, sõidad lihtsalt, fun nalja pärast. Eks see nii on. Ootame siis nüüd Audiga kvalifikatsiooni. Aga nüüd siis tere tulemast tagasi Audi S4 ja tagaveolisena
uue siduriga või remonditud siduriga. Nissaniga on oluliselt lihtsam sõita kui saame näha. Tomu suudab see S4 ikkagi veel tekitada ja nõuda sõvis sealt läbi koonusvikari. See kindlasti pole hea. Et toores on ja tuli ajast. Piiroja siis läheb päris lähedalt jällegi sinna. Aga tuleb tema... Audiga kovistasin ka punktid ära, aga see kuidagi ei taha enam töötada hästi. Ta ei tule alt üles kuidagi see pööre ja ta ei lähe kerima. Ja no, ise solkisin ennast ära ka, et ma siin kahe autoga sõidan ja see ei ole hea. See keerab selle Nissani sõidu nagu metsa, et õpetuseks kõigile ei tasu eputada ja tulla kahe autoga sõitma. Saad kohe vastu näppe, noh. Selles mõttes karma, karistab. Aga, no mis teha, et me homme sõidame... Ongi lahti või? Ei ole. Et homme sõidame, kui punktid tulevad, siis homme sõidame ainult sellega kohe tandemeid. Et enne trenni üldse ei puudu. Trenni teeme Nissaniga ja siis on kindel värk, et on käe sees. Et ei hakka seda rohkem solkima. Kes ütles, et ma sain 0? Ei saanud. Martin saigi edasi. Viimasena või? Me oleme viimased või? Kas me võitsime tagantpoolt esimese ja teise kvalli või? 13. Viimane, kes sai punktid. Viimane, kes sai punktid, aga ma olin 12. siis või? Ma ei tea seda. 12. Noh, tiim hoib kokku. Vähemalt midagigi. Et vaatame siis, kuidas meil homme lähevad. Lööme siit lukku kõik. Saan õhtul vitsa ja kõik, noh. Kõik on läbi.